continuous delivery. Kes on sellisest mõistest kuulnud nagu continuous delivery? Nii, hästi, okei. Kes on üritanud astuda samme sinna poole, et viia ellu oma arusaam continuous delivery'st? Veidi vähem. Kes tunneb, et tal on sellega päris hästi? Väga hea, väga hea, väga hea. Vähemalt päris paljud on kuulnud. Siis on tore. Kes saab aru, et nii on parem teha, kui võrreldes sellega, et reliisiks 3 korda aastas? Preaching to the choir. Tegelikult võib-olla tasub seda siiski natuke illustreerida. Continuous delivery põhiline point minu jaoks, ma arvan, et see võib-olla on suisa objektiivne, on see, et kõik, mis ei ole laivis ja lõppkasutajale kättesaadav, on tegelikult võlg. See on võlg selle kasutaja ees, sest kindlasti on see uus funktsionaalsus loodud selleks, et tema elu oleks lihtsam, mugavam ja parem. See on võlg selle äri ees, mida te oma tarkvaraga toetate, sest et see uus funktsionaalsus kindlasti tooks sisse raha, mõjuks hästi image'ile, oleks kasulik kuidagi kolmandal moel, aga ta ei jõua nagu hästi nende kasutajateni nii ruttu kui võiks. Ja lõpuks on see kindlasti võlg ka enda ees, sellepärast et ma usun, et päris suur enamik meist on elu jooksul võib-olla kirjutanud midagi päris sahtlisse ja ma arvan, et kõik võib-olla on valmis teinud midagi, mille kohta kangesti tahaks, et keegi ometi pruugiks seda, tunneks sest rõõmu, aga millegipärast see päev ei taha kuidagi kätte jõuda. Ja selle illustratsiooniks tegelikult on üks siuke lihtne graafik. Ma ei ole seda ise välja mõelnud, ma varastan selle ülbelt siukse ägeda mehe nagu Jess Humblegast, kes on üks continuous delivery esimõtlejaid. Ja tegelikult on niiviisi, et kui me ütleme niimoodi, et see siin on funktsionaalsus ja see siin on aeg, siis tavapäraselt käib asi niiviisi, et see on siis funktsionaalsus laivis. Et nii, mis värviga me teeme seda, teeme rohelisega näiteks, ärme teeme rohelisega, teeme must oli tühi, okei, teeme rohelisega. Et me ehitame midagi, siis me launchime midagi, siis me ehitame midagi, siis me launchime midagi, siis me ehitame midagi, launchime, ehitame, launchime. Need sakid teinekord on eri suurused. Ja kui me nüüd teeksime seda asja kuidagi püsivamalt, mida see meenutab teile? Ma natuke aitan kaasa, siis läheb veidi libedamaks. See on Scary Release Monster. Selleks, et Scary Release Monsteri hammud oleksid väiksemad, tuleb teha mida? Tihemini. Nii tihedalt, kui on mõistlik ja võimalik. Võt nüüd teeme siis punasega. Hambaarst on kailis, Kirill. Okei. Saite pointist aru, et siin hambaarstil on tööd. On skeerime, värvid läksid valesti. Ja tegelikult on niiviisi, et kui me nüüd vaatame nende kahe joone vahet siin, see vahe siin, mis see vahe on? Vahe on raha või sära klientide silmis või kuidas iganes mõõta seda uut funktsionaalsust, mida neile välja anda. Arendaja ängi suurus on see ka, jah. Et need on kõik need asjad, millest me enne rääkisime, ehk siis, et mis võiksid natuke kiiremini kätte tulla. Lihtne on ju. Hakkame homsest tihemini reliisima. Miks me siis ei reliisi tihemini? Ei luba või? Miks nad ei luba? See on kurb muidugi, sest seda probleemi on raske lahendada. Vähemalt nende meetoditega.
Pole valmis, okei, see on argument. Valmis ei pruugi olla. Oletame, et on valmis, siis on veel tavaliselt hästi palju põhjuseid. Saab, igast nippe on. Tegelikult neid põhjusi, miks üldiselt tavaliselt tihemini ei reliisita, on hästi palju erinevaid, aga neil on mingisugune, sealt kujuneb üldjoontes mingisugune muster. Ja mulle on see muster päris mitmel pool ette tulnud. Esimene hästi tavaline põhjus on see, et küll aga reliisiks, aga iga kord enne reliisi on tarvis teha regressioonitesti. Regressioonitest, eks ole, peaks andma meile niisuguse kõva meelekindluse, et me teame, et kõik, mis meil on kunagi töötanud, töötab edaspidi, olenemata sellest, mida arendus vahepeal juurde on teinud. Kuidas regressioonitesti tehakse tavaliselt? Vot, väga hea, nüüd tuleb crowdsourcing. Kui kaua regressioonitest aega võtab? Okei, kes töötab organisatsiooni heaks, kus tehakse regressiooniteste? Nii, Kirill, kaua võtab regressioonitest aega tavaliselt? Väga hästi. Siitpoolt oli veel. Kaua teil võtab? Päevades. Mina teen ühte organisatsiooni, kus võtab 3 päeva. Ma tean teisi veel, kus on vähemalt võtnud ajalooliselt paar päeva. Ja ega kurb lugu on see, et seni kui inimene seda teeb, ei lähe see ka kuidagi oluliselt kiiremaks. Aga regressiooni testimine on oma loomu poolest mehaaniline tegevus. See peab olema mehaaniline ja hästi skriptitav, sest see funktsionaalsus, mis meil täna laivis on, peaks olema meile kõigile tuttav, üheselt arusaadav. Ja nagu nimigi ütleb, see ei peaks muutuma ajas. Ja kui mingi asi ajas ei peaks muutuma, siis on kallis, et mitte öelda kriminaalne, kulutada inimese tööjõudu selleks. Ja kui tiimis mõned testijad on, siis nad on väärt mitte seda mehaanilist tegevust, vaid pigem midagi loovat. Nad on väärt seda, et tulla iga päev tööle ja üritada leida mingisugune uus viis, kuidas teie kätetöö katki teha, meie kätetöö katki teha, või siis leida mingisuguseid puudusi, mida nad veel ei ole leidnud. Ja retsept on muidugi suhteliselt ilmselge. Regressiooni testimist saab üldjuhul päris hästi automatiseerida, see sõltub rakendusest. Ei ole õige mõelda nii, et seda saab teha ainult veebirakenduste kaudu, veebirakenduste jaoks. Rääkisin hiljaaegu Plumberi arendajatega, Zero Turnaroundis JRebeli arendajatega. Nemad teevad ka automatiseeritud regressiooniteste. See võib olla lihtsam, kui tundub. Mul ei ole selle vastu midagi, kui mõne asja minu eest masin ära teeb. Teine kitsaskoht on veel. Tihtilugu on organisatsioonis selline roll, tavaliselt suisa sellised inimesed, kes võtavad meili seest urli, downloadivad sealt mingi faili, kopeerivad selle kuhugi võib-olla, vajutavad deploy nuppu, tihtilugu veel enne konfigureerivad, tekitavad uusi andmebaasi ühendusi, seadistavad midagi, paigaldavad midagi, on mures, kui midagi on kogemata neile kirja panemata jäänud, põhjusega on mures. Aga tegelikult nende aega saab samamoodi kokku hoida. Samamoodi on funktsionaalsete muudatuste reliisimine tegelikult mehaaniline tegevus. Seal kindlasti on kohti, kus on tarvis käsi külge panna. Võib-olla on vaja tõesti uut serverit. Võib-olla on vaja neid probleeme on, kus on tarvis nagu võtta mõistus appi ja teha midagi koos ja loovamalt. Aga ka sysadminid on rohkem väärt. Sysadminid on väärt seda, et nad omaenda rutiinset tööd
saaksid usaldada jälle masinale ja tegeleda näiteks probleemidega, mis sõltumata süsteemist on igapäevaselt laivis kindlasti olemas. Jõudlusprobleemid, mingid turvaküsimused, on 100 miljonit asja, mille heaks tasuks oma tähelepanu pöörata võrreldes teemadega, mille saaks masin täpselt sama hästi ära teha. Ja on üks kolmas suur probleem. See puudutab monoliitseid süsteeme, mille kohta võib-olla põhjusega kipub tekkima tunne, et neid saabki ainult ühe suure Big Bangiga muuta ja reliisida. Ehk kui sa ei tea, mis sul tüki A ja tüki B vahel toimub, kui sa oled ammu juba unustanud ja lasknud organisatsioonist minema need inimesed, kes midagi seal torkisid, siis ülevaade kaobki ära. Ja võib-olla ongi turvalisem sel momendil teda nagu ühe korraga teha. Aga see ei ole tavaliselt väga mõistlik, sellepärast et need ristsõltuvused, mis seal peidus on, kõigepealt kipuvad kasvama ja teiseks see ainult süveneb ajas. Ehk mida kauem anda endale seda luba teha niimoodi, siis see teadmatus ei lähe sellest väiksemaks sugugi mitte. Ja retsept on tegelikult peaaegu sama lihtne. Lihtne küll ülekantud tähenduses, aga kusagilt saab pihta hakata, ehk siis need ristsõltuvused tulebki lahti harutada. Kõik uued arendused tuleb tagurpidi ühilduvaks teha. Ja siin ei ole vaja tegelikult eeskuju ka kaugelt otsida, et väga palju on maailmas kõikvõimalikke avalikke API-sid, mis on versioneeritud, mis tavaliselt paistab välja suisa urlist, ehk siis seal ongi urlireal V1 ja V2 ja tasapisi muudavad neid samu versioone ka, aga tavaliselt sellisel moel, mis midagi katki ei tee. Ja kui siis on tarvis midagi olulisemat ette võtta, siis astutakse pikem samm ja jäetakse see vana tööle, kuni mingisugusel momendil tema aeg ümber saab. Ja see on mõtteharjutuse koht, ehk siis see on päris kindlasti võimalik. Muresid on kindlasti ka. Eriti palju on muresid inimestel, kes on lihtsalt harjunud teistmoodi tööd tegema. Kõige esimene ja kõige lihtsam küsimus on see, et kuidas ma ikka kindel saan olla, et kõik tööle jääb. Et mis mõttes, et panen kusagil mingi skripti käima ja siis tuleb mingi roheline raport välja ja mis mõttes panen teise skripti käima ja tekib kuhugi mingisugune serveri image ja sinna ise tekivad paketid ja siis ise tekivad sinna mingid andmebaasi connection pool'id ja see kõik kuidagi imelikult juhtub. Tegelikult see, kui selle nupuvajutuse peale need skriptid oma tööd teevad, annab kindlust hoopis juurde, kui selle üle natuke järele mõelda. Sest inimestel on niisugune rumal komme, et nad kipuvad unustama ja eksima ja teinekord olema pahas tujus või siis lihtsalt tahtma olla kavalad ja kuidagi oma tööd optimeerima. Teine küsimus, üllatav küll, on see, kas testijad tuleb lahti lasta. Testijaid ei pea lahti laskma. Testijad on haritud inimesed, tavaliselt täitsa suurte peadega, mõned päris suurte peadega ja on enam kui tõenäoline, et kui neid rakendada sellise uurivama testimise juures, on sellest tööst kindlasti ainult kasu ja tõenäoliselt võib tulla üllatusena, mida kõike on võimalik sellisel moel üles leida. Ja samamoodi sysadminidega, kes tõenäoliselt panevad samamoodi täna oma ajast ebaproportsionaalselt suure osa nendele eelmainitud rutiinsetele tegevustele.
mis me võidame? See kõik paistab siit pildi pealt välja, aga me võime selle veel korra kokku võtta. Võidame seda, et äri saab rohkem ja kiiremini, mida ta tahab. Kõigi eelduste kohaselt peaks olema see sama, mida võidavad ja saavad kliendid. Arendajate motiveeritus paraneb, sest lõpuks ometi on niiviisi, et täiesti käegakatsutava aja jooksul pärast seda, kui sa oled oma commit'i ära teinud, tuleb sulle mingisugune tagasiside selle kohta, kuidas see laivis toimib. Aga kindlasti ei ole lihtne nüüd minna koju ja minna tööle ja mõelda kuidagi teistmoodi sellest niisama lihtsalt, sellepärast et väga paljud need probleemid on täiesti adekvaatsed ja inimeste mured samamoodi. Ja nii kurb kui see ka ei ole, siis selleks, et veenda kedagi või veenda ka iseennast, peab endale selgeks tegema, mis on see kulu ja mis on see kasu, mida muutusest saada võiks. Ja kui minna nüüd rääkima kellelegi, Jarmo siin enne ütles, et tavaliselt on üks inimene, kes kipub olema kuri ja mitte laskma reliisida, eks ole. Neid inimesi on veel, kusagil on testija, kes peab lõpuks allkirja andma piltlikult öeldes, võib-olla ka otseses mõttes, et kõik on korras ja kõik töötab. Kusagil on inimesed, kes igapäevaselt peavad pärast seda süsteemi töös ja elus hoidma. Ja nii edasi ja nii edasi. Siis ega ei ole muud retsepti eriti, kui tõepoolest peab nende inimeste ja nende muredega tegelema. Et ega kahjuks jah, ei saa loota, et kõik oleks ilmselge, et kui see kõik oleks ilmselge, siis võib-olla olekski juba maailm palju ilusam ja me teeksime kõike juba palju optimaalsemalt ja targemini. Varastasin ühe slaidi veel. Ja need on continuous delivery printsiibid. Nad ei pruugi olla üldse tähtsuse järjekorras, aga siit võib-olla on ka keeruline midagi nagu väga kõrvale jätta. Et kõige esimene räägib sellest, et reliisimise protsess peab olema korratav ja usaldusväärne, mis põhimõtteliselt tähendab näiteks seda, et erinevatesse keskkondadesse peaks need uued versioonid jõudma ühtmoodi. Kas või sellepärast, et kui me oma sysadminide tööd tahame kokku hoida, et siis me reaalselt ka usuksime, et see skript töötab, mis me neile anname. Teisalt tähendab see seda, et kõik need muudatused, mida mingisuguse uue versiooni jaoks on vaja teha ja ellu viia, peaksid olema automatiseeritavad, seda sai juba öeldud, tõenäoliselt tähendab, et peaksid olema ka versioneeritavad, peaksid olema versiooni halduses. Kõige automatiseerimine niisuguse absoluudina ilmselt võib-olla isegi äkki tundub lihtsam, kui on mingi koha pealt, aga ei maksa nagu peljata mingisuguseid tegevusi, mida võib tunduda keeruline automatiseerida, täpselt sellepärast, et inimesed ikkagi eksivad ja kui sinna vahepeale jätta mingeid liigutusi, mida peab ikkagi keegi oma enda väikse valge käega tegema, et siis see pidurdab kokkuvõttes seda protsessi ikkagi. Siis on selline huvitav mõttetera if it hurts, do it more often, mille point tegelikult ongi see, et kui mingisugune asi kogu selles ahelas on keeruline või ebamugav, siis mida rohkem seda nii-öelda harjutada, seda suurem on tõenäosus, et ajapikku saavad need ebamugavused sealt välja triigitud. Võib-olla leidub sammhaaval aina rohkem midagi, mida saab tegelikult automatiseerida. Hoia kõik versioonihalduses. See kõik ulatub kaugemale võib-olla, kui inimesed, kes vahetult arendusega tegelevad, igapäevaselt mõtlevad. See kõik võib ulatuda selleni välja, millised package'id peaks toodanguserverile installitud olema.
see, mulle tulegi praegu puusalt nende väga head näidet. Äkki võib-olla Taavil tuleb kohe puusalt midagi, mis veel võiks versioonihalduses olla. Jah, et konfiguratsioon näiteks on ka siuke väga siuke ilmne või lihtne asi, ühesõnaga, mida nagu, mis võib tunduda kuidagi nii-öelda eriline ja igas keskkonnas kuidagi erinev ja mis kõik veel, et tegelikult ei ole ühtki head põhjust seda mitte versioneerida koos kogu ülejäänud koodiga, sest väga tihti juhtub niiviisi, et siis ikkagi laivi jääb see parameeter panemata sellel vaesel adminil, kes peaks seda tegema. Rääkimata sellest, et vahel ei ole talle öeldud, et ta peaks seda tegema. Üks viis, kuidas mõõta seda, mis on valmis ja mis on tehtud, continuous delivery mõistes peakski olema, et tehtud on asjad siis, kui nad on laivis, töötavad, kasutatavad, pilt on ees, inimesed saavad ligi. Ehk midagi ei ole päris valmis enne, kui ta on reaalselt reliisitud. Ja reliisitud on ka selline suhteline mõiste tegelikult, et ta peaks ikkagi olema kasutajatele kasutatav ja kättesaadav. Et siin keegi mainis feature toglimist enne, mis on ka väga hea tööriist kindlasti, aga ei saa võib-olla öelda, et kõik on valmis seni, kui ta nagu täidab seda ülesannet, mida ta peab täitma. Ja see pidev kvaliteedi mõõtmine natukene, kõlab veidi bürokraatlikult iseenesest, aga see peaks olema see tagasiside moment, mis siis reaalselt ütleb, kuidas need protsessid toimivad ja kas nad ka tegelikult nagu toimivad nii, nagu nad peaksid. Et see näiline automatiseerimine mingis mõttes on hullem kui mitte automatiseerimine. No ilmselt need mõõdikud tuleb endale välja mõelda selles mõttes, et kõigepealt esimene asi, mida mõõta, on lihtsalt see, et tõesti, et kui on siuke tunne, et oled midagi ära automatiseerinud, siis peaks ka nagu kontrollima ja veenduma, et see reaalselt nagu töötab, et kusagil taga toanurgas ei istu inimesi, kes teavad paremini ühesõnaga. Ja tegelikult teavadki paremini, et tegelikult võib-olla see robot, mis midagi kasulikku näiliselt teeb, ei saa oma tööga väga hästi hakkama või midagi sinna poole. Ja edukas reliisimine peaks olema absoluutselt kõigi mure. Vähe sellest, et see võiks olla arendajate mure, see võiks kindlasti olla ka nende inimeste mure, kes oma ideedega esialgu uksest sisse tulevad, aga ilmselgelt nemad ei tea ega tunne kogu pilti ja nende nagu skillset ja spetsialiteet on erinev, aga küll peaksid nad vajaduse korral nagu olema nagu hingega kaasas, et seda saab oma tellijatele ka põhjendada ja neile lihtsalt rääkida ühesõnaga ja võib-olla suuremas organisatsioonis on päris tihti vaja ka nii-öelda sellist sponsori tuge, eks ju, et see, et mingi asi on tellitud, ei tähenda veel, et ta on valmis ja saab samal kujul valmis, aga ka mingi asi, mis on valmis arendatud, ei pruugi veel olla sama hästi kui laivis. Ja lõpuks on igale algajalegi agiliitikule päris levinud mõte sellest, et ennast ja oma tööd saab pidevalt täiustada. Ehk siis see, et mingi asi on olemas ja töötab, ei tähenda, et ta ei saaks seda teha paremini. Ja seda kõike korraga ei saagi teha. Tavaliselt on lihtsalt üks mingisugune samm kusagil, kus on valu kõige suurem, kus saab võita kõige rohkem. See võib olla näiteks seesama testimine. See võib olla suvaline pudelikael tegelikult, mis seisab nii-öelda tee peal ees, kui on siuke kevadine tige pull, teie uus mingi äge feature on nagu ühel pool ja siis on aiavära on teisel pool ja siis seal vahepeal mõnikord on need testijad ja mõnikord on see võib-olla seesama süssadmin, võib-olla on see hoopis mingi kolmas protseduur, mis pidurdab kogu voogu, siis sellega tulebki kõigepealt tegeleda. Et kindlasti on kasulik ka panna oma käsi külge sinna, mida saab otseselt ise muuta, aga see võib-olla ei pruugi anda nagu siukest suures pildis head tulemust kohe. Ja
Continuous delivery kohta on Jess Humble ja Dave Farley kirjutanud ühe raamatu. Jess Humble peab ka samanimelise saidi peal blogi ja kogub muid materjale. Ja need 8 printsiipi natuke lahti mõtestatuna on ühes Diseuni blogipostis saadaval. Aga soojendusesinemine on minu poolt lõppenud selleks korraks. Võib-olla teeme 5 minutit jalasirutus ja kohvipausi ja siis lähme edasi. Küsimused teeme ka, jah. No teeme praegu. No olgu. Mul on nagu hästi konkreetne küsimus. Et küll sinu slaidid on sinised, aga jutt on selline roosa. Et tehnika ja kõik nagu klapib, aga kõik ju teavad, et no pay, no gain tavaliselt, et kõik nii lihtsasti ei saa realiseerida. Ma tahaks, et sina räägiks sellest nagu, mis oli näiteks Codeboarding põhimure, et seda korda saaks. Kas kõik on nii, nagu sa rääkisid ja, või see on see ideaal, kuhu te praegu näete? No meie selles mõttes on pilt hästi kirju, eks ole, et meil on kliente erinevaid ja vastavalt on ka hästi erinevad need olukorrad ühesõnaga, kuidas asjad on, et meil näiteks nende projektidega, mida me teeme nii-öelda otsast lõpuni ise, on väga hästi. Nende projektidega, mida me teeme mõnele suurele kliendile, on kõigi nende heade ideede juurutamine või seda juurutada püüdminegi väga raske. Miks? Raske on sellepärast, et inerts on suur. Et need erinevad stakeholderid ja osapooled, kes on harjunud oma tööd kuidagi moodi tegema ja peavad seda õigeks, siis mitte keegi ei taha kuulda, et ta rumal on, eks ole, ja see ei ole ka tõsi, et tavaliselt on küsimus lihtsalt selles, et inimesed on harjunud mingit moodi mõtlema. Ja siis tuleb hakata otsast pihta selle koha pealt, mida sa saad nagu muuta. Et üks variant, mida me oleme rakendanud, on see, et kõigepealt tuleb lihtsalt leida sel juhul endale nagu head sõbrad, kes on valmis nii-öelda su mõtteviisi ära ostma või kes võib-olla on vajanud lihtsalt niisugust julgustavat torget, on ju, et äkki nagu hakata organisatsiooni sees samamoodi kaasa töötama. Ja see aitab päris hästi selles mõttes, et see võib-olla ei pane küll nagu, see ei ole mingi hõbekuul, et ega see ei pane asju kiiremini liikuma, aga vähemalt sellise evangelismina on nagu võimalik natukene seda kriitilist massi koguda. Ja see annab selles mõttes tulemusi ka, et kui siis nii-öelda käia kaasas ja leida probleemidele lahendusi ja näidata, kuidas on võimalik automaatseid teste kirjutada ja kuidas on võimalik tihemini reliisida ja kuidas on võimalik sellest sysadminide käest võtta mingisugust rolli ära näiteks, et uues arendustiimi sisse. Seda tuleb niimoodi samm-sammult ja leidlikult teha selles mõttes, et see kindlasti ei ole, see tegelikult muidugi ei ole roosa. Ja põhimõtteliselt ongi nii, et kui millegagi alustada, siis on väga lihtne alustada õigesti. Aga kui sul on juba mingit sorti pärand, veel hullem kui see pärand on organisatsioon, siis see võtab palju aega ja vaeva ja nagu visadust ka, et selles mõttes vabalt võib-olla, et kui inimesed ei taha muutuda, ega nad ei muutu. Ma ei tea, kas see vastas see küsimusele. Et ei olegi lihtne, aga... Ma tean, et ei ole lihtne, see on teistel on võib-olla sama küsimus. Et näiteks peale seda on ka see probleem, nagu mina saan aru, et te ütlete, et kõik peavad seda moodi reliisid, ütleme nii, eks. Aga samas ise teate, et Eesti turul on hästi suur probleem näiteks seotud ressurssidega. Et sa ei leia niisama testijad, kes teeks sulle fitness teste või midagi sellist, QA engineeri ja nii edasi. Et see nagu isegi nagu praktikas pole võimalik. Mulle praegu jah, mina mõtlen sellest asjast niipidi, et see võib-olla ei olegi täna ja homme praktikas võimalik, et küsimus on nagu selles, et kuhu sa oma sihi sead, eks ole, et kohe kui sa tahad kuhugi jõuda, siis sa vähemalt nagu võimaluse korral astud mingeid samme õiges suunas, et siis
ütleme nii, et võib-olla jah, sul nagu jääb mingisugune midagi täna tegemata lihtsalt sellepärast, et keegi ei oska. Aga kui sa tead, et sa tahad seda saavutada, siis ma arvan, et see probleem on juba nagu lihtsam lahendada, et noh, või siis varem või hiljem see laheneb nagu nii, et see nagu küsimus on selles, et kuhu poole sa minna tahad. Ma mõtlen sellest nagu niiviisi. Kui seda inimest ei leia, siis tee ise tõesi ära. Jah. Nüüd teist ei ole nii keeruline küll. No, ja sul on nagu peale seda ka teine töö. No küsimus ongi nagu see, et see asi laivi saada sellest, et kui te testide kirjutamisele kaasa aitab, See on alati kompromiss, kus jah, see arendaja on orkester või arendaja on siiski arendaja või nagu. see selles mõttes, noh, sellest arendaja pildist võib nagu vaadata laiemale minu meelest jah, et kuna nagu organisatsiooni eesmärk on oma, no ütleme siis paremini, ütleme, et firma eesmärk on oma kliente teenindada, siis noh, küsimus on selles, et kuhu sa rõhud paned, et mis su prioriteedid nagu on, et võimalik, et mingisuguses faasis on su rõhk sellele, et ükskõik mida võimalikult kiiresti laivi saada. Mitte ükskõik mida, aga noh, võib-olla kvaliteedi arvelt järele anda, eks ole. Siis kusagil edasi latency ei ole enam oluline nii-öelda, vaid olulisem on see, et sa suudad nagu stabiilselt toota midagi, et siis on nagu sihuke throughput'i pool on järgmine asi ja nii edasi. Et noh, et see selles mõttes on nagu ikkagi eelkõige nagu terviku pilt ka nagu natukene, et noh, mida sa siis nagu tahad või et mis parasjagu on kõige olulisem selle jaoks, et sa oma kliente saad hästi teenindada. Ja no kasumit ka teenida samal ajal. Kui sa küsid sellele, et mis on CodeBornis see, mis nagu võib-olla meie teeme, et see paremaks läheks sinnapoole, siis küll see on nagu sina ütlesid nagu arendaja kui orkester, et kui on vaja ikkagi testi kirjutada, kui on vaja midagi deployda, midagi adminida, mida iganes, siis kui see aitab sellele, et nagu tulemus saab valmis, siis nagu, et nagu kliendil on naeratus näha, siis me teeme seda. Et see kindlasti on see, et me ei ürita selle eest ära jooksna. See tõesti konkreetselt oli ka tehniline küsimus selle osa kohta, aga ikkagi, et kui update muudab mingisuguseid andmestikku või kui ma annan baasist tabeli, mida see on väga palju kirja. Ja siis ilmselgelt tuleb selle update'ist kirjutada mingi skript, mis seda teeb. Küsimus selles, et kuidas seda skripti testida, kui üks tsükkel võtab näiteks päev. Ja kuidas seda integreerida inimeste delivery sisse? Jah, selle peale peab mõtlema natuke. Tegelikult on just andmebaasi muudatuste deploymine, mis puudutab skeema muudatusi, see on nagu selline, ma ei tea, hästi nagu see paikimiskoht, kas tasub automatiseerida või tasu? Eerikule, kelle raamat oli Refactoring Database'is või? Fowler või? Ei olnud Fowler. Scott Ambler, võt. Scott Ambleril on äge raamat, mida ma tunnistan, et ma olen sirvinud ainult, aga seda on palju kiidetud, et võib-olla aitab kaasa lihtsalt kuidagi. Ma ei ole ise lugenud, aga see peaks just nagu... Inimesed tahavad konkreetset vastust. Mul ei ole konkreetset vastust. Kui sul on selgelt siuke mingi suurem muudatusbaasis, mis võtab tõesti kaua aega, siis see ei ole sellise continuous integration'i siuke igapäevane asi, et selle jaoks kindlasti tuleb eraldi planeerida, aga kindlasti on mõistlik selle jaoks kood kirjutada. Kuidas see testida, testi väiksem hulga andmetel on suhteliselt lihtne. Et see on nagu, aga kindlasti selle käivitamine tuleb planeerida niimoodi, et sa saad seda käivitada kuidagi niimoodi, et muud asjad pihta ei saa. Ei, seda küll jah, aga siis ongi see, et see skript kasvab nii palju, et ta provisioneerib uue serveri, teeb sinna koopia, paneb teises kohas seisma, teeb seal midagi, siis liigutab jälle asju ümber. Küsimus ongi selleks, et see skript, mis teeb seda upgrade automaatselt kasvab eraldi tarkvaraks, mida on vaja eraldi arendada. No see juhtubki, selle asja nimi on orkestraator. Selle asja nimi on orkestraator, see tekib nii varem või hiljem. Selline automaatika. No mõnel juhul, või sõltub nüüd selle muudatusest, kui see on tõesti ühekordne nagu selles mõttes, et isegi kui ta on ühekordne, siis seda kindlasti tasub hästi nagu läbi mängida ja harjutada nagu see läbi testida. Küsimus on nüüd, et kui palju seal nagu seda ära automatiseerida, et see ei ole tõenäoliselt asi, mis ühe commit'i peale peab sul käima minema, vaid keegi tõenäoliselt planeerib selle käivitamise. Samas see, et ta teeb oma tööd niimoodi, et ta samal ajal
annab võimalikult väikese impact'i kogu ülejäänud töötavale süsteemile, mis samal ajal tööle jääma, et see on kindlasti asi, mida tasub testida ja või see on niisugune trade-off, kui sul nagu äri on samas seal taga selline, et selle võib nagu erakordselt nagu, ma ei tea, päevaks seisma. Ei või, siis tulebki, et aga siis ongi, et üks osa selle tarkvara tegemisest ongi see, et nagu see upgrade saab tehtud niimoodi valutult. See on töö nagu iga teine, et see, et sa selle töö nagu nii-öelda ülehomme ära viskad, kui see kõik tehtud on, et siis sul seda enam vaja ei ole, et ma arvan, et see ei ole mingi õigustav faktor sellele, et seda peaks loakamalt tegema. Ei, ma kindlasti sellega nõus, aga ma mõtlen, et kuidas sellisel juhul hoida need hambad siiski väikesed, kui selle upgrade'i testimine võib võtta kaua aega. Ja eesmärk on võib-olla, et hoida kord päevas või midagi sellist. Nüüd ekstreemne näide, aga selles mõttes, et data centeri kolimine on nagu ka ekstreemne näide sellest, et kuidas see nagu, kuidas süsteem muutub või nagu mingi osa sellest muutub, et samas see selgelt on asi, mis sellesse raami ei mahu, et see, mida sina kirjeldasid, on nagu oluliselt lähemal muidugi sellele igapäevale, eks ole, või ikkagi tarkvaralisele poolele, aga siiski, et mina võtan seda asja nagu niiviisi, et sul on mingisugune selline ühtlane nagu voog, aga loomulikult on mingeid tegevusi, mida sa pead kuidagi eraldi ette võtma, eraldi käsitlema. Ma üritangi nagu leida lahendust. Kui sul on suurem hulk inimesi seal ümber, siis üks selle väiksemate hammaste nagu see teema on see, et osad inimesed selgelt tegelevadki sellega, et see skript, mis nagu selle suurema upgrade'i ära teeb, korda saadaks, samal ajal võib süsteem olla selline, et ta ise areneb edasi mingites muudes nagu feature'des, mida saab juurde tulla samal ajal. See on nagu lihtsalt see challenge, et teha seda niimoodi, et või kõik muudatused, see oli ka millest aru, et need asjad ei ole nagu disruptive, et nad on backward compatible'id igatpidi, et sa saad neid teisi muudatusi teha, et nad ei jää teineteisele jalgu. Võib-olla on see koht arhitektuuri ringi tegemiseks ka, et see hakata funktsionaalsust väiksemateks ütlideks, et ei pea nii suure andmesuuda tegema korra. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis meil on väike kingitus sulle. Ma ei tea, kui palju teist teavad, aga Alvar on tegelikult eestikeelse Webclubbi asutaja. Ja ma ei tea, kas sa peale seda tegelikult oledki üldse kõnelenud või siin rääkinud meile? Ikka on, korduvalt. Vist ikka olen natuke, jah. No igatahes, aitäh sulle. Mingil määral. Kuid